Uus Peugeot 5008 tõotab pakkuda täielikku sõidunaudingut ja see võib ikka marru ajada küll, eriti teades, et mõningad inimesed on aastakümneid püüdnud otsida lohutust mingitest BMW-dest, kes tõotas neile pakkuda sõidurõõmu ja isegi mitte täielikku, siis nüüd on küll viimane aeg, eriti sulle, kui sa oled praegu garaažis nokitsemas oma BMW E39 kallal, olles ta saanud niimoodi unikumi staatusesse või oled sa garaažis paitamas oma uut BMW M5, on viimane aeg need autod viia prügimäele ja astuda ajaloos ikkagi võitjate poolele, soetades ka endale ühe ülekaalulise linnamaasturi ja asudes tema laenuorjusesse. Tere tulemast taas kord kaasa oma naisluksuri proovisõidu saatele. Uus Peugeot 5008 tuleb küll sellise huvitava disainiga, mis püüab jällegi mõnda huvitavat lõvi imiteerida ja olemas tal 19 või 20 tollised valuväljed, kuid leidub tal odavaid detaile, näiteks on esimene radiaatorivõre tehtud odavast plastikust ja tagaosa disain jätab ka väga mitte midagi ütleva mulje. Tagaistujatel on jala- ja pearuumi piisavalt ja seal on olemas ka eraldi kliimapaneel ja teise rea istmeid on võimalik ka manuaalselt ette tahapoole nihutada. Kolmandas istmereas on rahuldavad pearuumi, kuid jalaruum seal ikkagi õiges asendis puudub ja on ka seal täiesti puudus igasugusest funktsionaalsusest. Pagasiruumi mahub 348 liitrit, kui kõik istmeread on üleval, kuid seda ruumi kasutada on ikkagi raske, aga ruumi saab suurendada muidugi, kui te näiteks lapsi kaasa ei võta ja siis ei pea neid kahte istet seal veel ülespoole kangutama. Saadaval ta nii elektriversiooniline kui ka pistikhübriidina kui ka tavalise hübriide bensiinimootoriga ja olemas tal elektriversioonis lubatud sõiduulatuseks 500 kilomeetrit, aga õnneks teeb ikkagi 5008 sulle korraliku allahindluse, saades hakkama kõigest 370 kilomeetri läbimisega, kui ta juba tahab uuesti mõnda laadijat külastada. Interiöör on väga futuristliku disainiga, minule selline lahendus väga ei meeldi ja meenutab mulle mingid vanu Peugeot ja isegi Renault mudeleid. Olemas seal aga 12,3-tolline digitaalne näidikupaneel ja 10-tolline multimeediasüsteem. All osades leiab palju kõvaplastikut ja 360-kraadine kaamera kuulub paremasse varustusse, olemas seal kiirvaliku nupud ja juhtnuppe tähendab eriti seal pole, kuid sellegi poolest on need kiirvaliku nupud lihtsasti kasutatavad, kuid ikkagi veel lihtsamini oleksid kasutatavad ehtsad juhtnupud ja isaks on tal ka see ekraanide väljapanek natukene sarnane uutele BMW mudelitele, kuid samas graafika ja muu lahendus jätab ikkagi palju soovida. Mootoriruumis on tal olemas siis elektrimootor, milleks on 72 kW-tunnine elektriajamiga loom olemas ja annab ta välja 210 või lausa 375 hobujõudu. Saadaval on ta ka bensiinimootoriga 1,2 liitrine turbobensiinil on olemas 136 1,6 liitrisel 195 hobujõudu ja viimane on saadaval pistikhübriidina, kuid need mootorid on nii väikesed, et meenutavad nagu oleks üks pisikene hiireke pandud ühte suurde rattasse jooksma ja lisaks saab analoogi tuua veel selle hiirekara rattast selle võrra, et kui see hiir võib joosta nii kiiresti, kui ta suudab ja nii tugevasti, kui ta suudab, aga edasi ta sellest ikkagi ei liigu ja selles rattas ja samamoodi on enam-vähem ka selle 5008-ga, mille läheb 0-100 aega ikka mingi 11 sekundit. Hinnad algavad tal 36 000 eurost elektriauto puhul üle 10 000 euro kallimalt. Selline on Peugeot 5008 minu jaoks ikkagi pigem üks järjekordne pettumus. Aga kui sinule ta meeldib, siis palun väga kirjuta ka lepingule alla ja mine tema laenuorjusesse. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja selline oli 5008. Meie kohtumine juba nädala pärast selliseks kohtumiseni liigile ikka turvaliselt.